Hei, minu nimi on Marlen Annabel TV-st ja seekordne video Telegramile räägib sellest, kuidas sa saad ette planeerida terve oma aasta ja miks sa võiksid valida seda teha. Ma olen oma elus proovinud erinevaid versioone. Mulle meeldib väga mõtte sellest, et ma saan luua endale ükskõik mida ma tahan ja läbi aastate olen ma seda täiega praktiseerinud. Aga lisaks manifesteerimisele, ehk siis sellele, et ma suunan oma mõtted selle peale, mida ma tahan ja siis ma panen need asjad juhtuma, on üks väga oluline osa veel elus, mis mind toetanud on läbi aastate ja see on planeerimine. On aastaid, kui ma olen olnud selles osavam, on aastaid, kui ma ei ole selles olnud nii osav või seda nii väga prioritiseerinud. Ja mis sa arvad? Kumbad aastad on mul edukamad olnud? Jap, sul on õigus. Need aastad, kui ma olen planeerinud. Ja sellel aastal on mul plaan oma planeerimine taaskord täiega ette võtta ja lükata sellele uuel tasemel hoog sisse. Ja sellepärast jagan sinuga ka siin täna ideid, mida sina võid kasutada selleks, et oma aasta juba ette ära planeerida ja panna sinna sisse kõike head ja paremat niimoodi, et sa võid kindel olla, et aasta lõppedes vaatad sa tagasi sellele aastale ja mõtled, et vau, no see oli nagu täiega üks vägevamaid aastaid minu elus, mis mul kunagi üldse olnud on. Seega kasuta sellest videost täpselt neid osasid, mis sulle meeldib ja kõik, mis sinu jaoks tundub liiga palju, jätta kõrvale ja igaüks leiab oma taseme ise. Mina pakun sulle lihtsalt mõned ideed välja, mida saad ette ära planeerida juba terveks aastaks ja selle võrra luua omale vägevama kogemuse ja vähem stressi. Esimene ja väga lihtne asi, mida ära planeerida, on sünnipäevad. Ja sünnipäevad mitte lihtsalt sellena, et sa lähed ja võtad kalendri lahti ja ükskõik mida sina valid kasutada, kas paberi peal või arvutis. Mina ise eelistan Google kalendrit, sest ma saan seda oma abikaasaga jagada ja elektrooniliselt see uueneb nii arvutis kui telefonis silmapilkselt, kui me midagi lisame. Aga sünnipäevad mitte ainult nagu selle päevana, kui midagi juhtub, nagu meie perekonnas kellelgi on sünnipäev, et ala, see on see sünnipäevapäev. Vaid sünnipäev sellena, et ma panen kalendrisse ette teate ja tuletan endale meelde, et inimese sünnipäev, kes on mulle oluline, on tulemas. Kui see on näiteks sinu kallim, siis võib-olla sa tahad panna teate juba ette 6 aega varem, et sa tõesti võtaksid selle ette ja mõtleksid, mida toredat ma talle sellel aastal teen. Ja võib-olla ka 2 nädalat ette ja võib-olla 3 päeva ette. Ja nendel aastatel, kui ma olen rohkem planeerinud seda, et mida me sünnipäevadel korda saadame, need on toredad mäletada. Nende aastatel, kui ma ei ole seda võtnud tähelepanu olla, siis tead, juhtub nii nagu mööda minnes ikkagi juhtub nagu. Vahest nii, vahest naa. Lisaks sellele, kui sa paned kalendrisse oma kallima sünnipäeva, oma laste sünnipäevad, oma vanemate sünnipäevad, on võimalik panna kalendrisse sul ka sünnipäevad inimeste kohta, kes sinule olulised on. Näiteks sinu sõbrad, tuttavad, võib-olla töökaaslased ja võib-olla perekond, kes elab väljapool seda piirkonda, kus sina oled, kellele sa tahaksid võib-olla päriselt saata ühe kaardi või kingituse juba nädal aega ette. Planeeri need kuupäevad praegusel hetkel juba kalendrisse ära ja sa võid kindel olla, et sünnipäevad lisavad sellel aastal täiega vürtsi ja meeldivaid kogemusi. Nüüd järgmisena on võimalik ära planeerida ette meil kõik oma vabad päevad, pühad ja tähtpäevad. Need on sellised päevad nagu emadepäev, isadepäev, jaanipäev, suurreede, võib-olla vabariigi aastapäev ja jõulud, aga see on täpselt selline nagu, et kui me ei pane neid kalendrisse ette kirja, siis on nii lihtne nendest päevadest üle libiseda ja hakata viimasel hetkel mõtlema, et vau, mida me võiksime midagi selle vaba päevaga pihta hakata, sest meil on ju vaba päev. Aga kui sa oled selle ette ära planeerinud oma kalendris ja sa näed juba ette, et kuule, meil tekib siin 3 vaba päeva järjest, sellepärast et sellel aastal näed see tähtpäev on otse reede peal või esmaspäeva peal. See annab sulle nii palju rohkem võimalusi ette planeerida ja mõelda, mida toredat sellel päeval korda saata. Lisaks, kui sa oled ära jaganud selle näiteks oma kallimaga, juhul kui sa elad perekonnas, et näiteks, et mina hoolitsen sellel aastal sinu isadepäeva eest ja sina hoolitsed minu emadepäeva eest, siis sellel hetkel nagu see on, võtab maha stressi perekonnas, sa ei pea nuputama, et kas sind meeles peetakse, sa ei pea nuputama, et huvitav, kuidas see päev läheb, vaid nagu sa tead juba, et sellest on hoolitsetud, mis vabastab sinu teadliku teaduse mahtu selleks, et tegeleda nende asjadega, mis igapäevaselt sinu tähelepanu nõuavad. Ja lisaks, kui sa märkad kuskil midagi, mis annab sulle võimaluse seda tähtpäeva juba eos ette toredaks luua, näiteks sa märkad kingitust, mis sobiks ideaalselt just nimelt emadepäeval sinu oma emale või kingitust, mis nagu oleks ideaalne kas või sünnipäeval sinu lapsele, millest me eelmises punktis rääkisime.
siis saad need asjad juba aasta jooksul kokku korjata ja sa ei pea tegelema viimase hetke jooksmisega. Me kõik alles tulime jälle läbi jõuludest ja nagu kuidas on, kui kõik see oleks juba aasta jooksul kokku korjatud ja see surve ei langeks vahetult enne neid tähtpäevasid sellele, et midagi toredat välja mõelda või kingitusi välja nuputada. Sest et need tähtpäevad on midagi sellist nagu, millest on kerge üle libiseda, aga kui need tegelikult on toredalt veedetud, siis keegi ei ütle meist ju ära toredatest kogemustest ja nagu need on need asjad, mille peale tagasi mõeldes sa meenutad oma aastat ja mõtled, et vau, nagu see oli täiega äge aasta, sest me valisime teha toredaid asju. Seega üksteise meeles pidamine annab tohutult juurde emotsionaalseid toredaid kogemusi ja võtab maha stressi, et me ei pea selle peale viimasel hetkel mõtlema. Alused on laotud ja ma räägin nüüd mõnest ideest, mida veel on võimalik samamoodi ette planeerida. Kui sa oled paari suhtes, kui sa oled abielus, siis üks asi, mis on veel võimalik ette planeerida, on aastapäev või tähtpäev, mida teile meeldib tähistada, kas on teie pulmapäev või on see teie kohtumise päev ja lisaks sellele näiteks juurde veel valentinipäev. Ja sõltuvalt sellest, millised paarid mida tähistavad, on lugu selline, et üks lahe idee, mille ma korjasin ühelt inglisekeelselt YouTube'i kanalilt üles, kus Jordan ja Baba, üks abielupaar, jagasid, kuidas nemad seda teevad, on niimoodi, et nad vahetavad omavahel aasta kaupa, kes millise tähtpäeva eest hoolitseb. Seega, kui sa oled paaris, sa saad oma abikaasaga näiteks kokku leppida, et sellel aastal mina võtan meie pulma aastapäeva ja sina võtad näiteks valentinipäeva. Ja sellel hetkel aasta pärast te vahetate. Ja see, kes hoolitseb selle päeva tähistamise eest, on see, kes teeb suurema kingituse ja mõtleb välja plaani, mida sellel päeval tehakse. Ja taaskord sellel hetkel sina lased täielikult vabaks, sest et sa ei pea selle pärast muretsema, sa tead, et see on see päev, kui sa lased teisele endaga täiega nagu omale head ja paremat pakkuda ja sind täiega hellitada ja nagu järgmine hetk on sinu kord temale sama teha. Taaskord see võtab maha survet, see võtab maha stressi ja see annab kvaliteeti juurde teie paari suhtele. Nüüd lisaks üks asi, mis on ülioluline olnud alati minu elus, sõltuvalt perioodidest, kui lapsed on olnud väiksemad või meil on olnud jälle see, et me oleme rohkem nagu abikaasaga koos ja lapsed jälle on iseseisvamad olnud, siis sellel hetkel oma abikaasaga kohtingutel käimine. Ja nagu see on A ja O asi, mida mulle meeldib planeerida kalendrisse ja on hetki olnud nagu, kui ma olen sellest lahti lasknud ja iga kord, kui ma sellest olen lahti lasknud, ma tean, et ma tahan, et sinna tagasi panna. Ja kuidas see käib, on see, et see otsustate ühe päeva nädalas, kui see on teie õhtu ja te lähete välja ja võtate aega iseendale. Ja nagu, kui sulle tundub üks kord nädalas palju, sa võid seda teha ka korra üle 2 nädala, aga meile meeldis seda teha üks kord nädalas ja meie õhtu oli reede õhtut, teie lapsed läksid vanavanemate juurde ja sellel hetkel nagu me alati teadsime, et me võtame aega, et oma nädalast rääkida, me võtame aega, et koos olla, me võtame aega lihtsalt, et nagu surve igasugustest kohustustest maha lasta ja võtta aega iseendale. See võis olla hetk, kui me läksime kinno, see võis olla hetk, kui me läksime sööma, see võis olla hetk, kui me lihtsalt istusime autos ja rääkisime. Raskematel hetkedel oleme veetnud seda aega ka autos kakeldes, sest asjad oli vaja omavahel selgeks saada, aga me teadsime, et see on meie aeg ja me kasutame selle ära selleks, et omavahel ühendust taastada. Ma ei soovita seda teha kaklemise õhtuks, aga ma ütlen, et see on see aeg, et kui sa oled ühenduse kaotanud oma kallimaga ja sa oled sellest huvitatud, et te saaksite nagu hästi omavahel uuesti suhelda, siis lihtsalt pane see kalendrisse ja ütle, et see on meie aeg, prioritiseeri seda nagu ülitähtsat kohtumist ja ära lase mitte millegil sellele sisse sõita ja sa näed, et poole aasta pärast on teie suhe absoluutselt teise koha peal palju parem ja palju lähedasem kui siis, kui sa ei käi oma kallimaga koos väljas. No see mini-webinar tuleb ikka väga intensiivne, sest et ma pole isegi mitte poole peale jõudnud oma ideedega, aga ärme lase ennast sellest segada. Sina saab pausi peale panna hiljem ja kirjutada need asjad oma kalendrisse, juhul kui sa tunned, et mõni idee sind kõnetab, mina laon sulle järjest ideid juurde. Järgmine idee on selline. Mulle meeldib oma kallimaga, kaasaga, abikaasaga minna ka nädalalõpu sellistele, mulle meeldib neid nimetada inglise keeles weekend getaway, aga see on selline nädalalõpu põgenemine kodust ja kodusest elust, kus me läheme kuskile teise linna ja võib-olla ka teise riiki ja sellel hetkel nagu me lihtsalt võtame nagu endale aja, kus me ei ole mitte millegiga seotud, nii nagu kohtingu õhtutel, aga see on veidi pikem aeg. See on võib-olla 2 päeva, võib-olla 3 päeva ja see on see aeg, kuhu me lähme täiesti kahekesi ja keskendume üksteisega koos olemisele. Mina ajaga alati tunnen, et see laeb mind nii kohutavalt palju, et mul läheb peale seda igapäevane elu nagu 100 korda paremaks, kui ma olen jälle tagasi tulnud sellelt nädala lõpult, kus me saime lihtsalt kahekesi olla. Eriti, kui meil on lapsed ja eriti, kui teil on lapsed, siis seda aega, kus lapsed ei tule kaasa ja sa saate lihtsalt ise olla, on nagu nii väga vaja.
Nüüd veel üks idee, mida mulle meeldib planeerida ette, on puhkused iseendaga. Ja puhkus iseendaga on selline aeg, kus ma võtan vastavalt võimalusele, vastavalt sellele, mis ma saan endale sellel hetkel kalendris lubada ja nagu juhtuma panna. Ma võtan aega, et minna kodust ära ja olla täiesti üksinda kuskil teises keskkonnas. Nii nagu nädala lõppu oma kallimaga, aga sellel hetkel nagu ma lähen nädala lõpule või ka ma teen seda tihti nädala sees iseendaga. Ja see on selline aeg, kus ma olen täiesti üksinda ja ma magan nii palju, kui ma tahan, siis kui ma tahan, ma söön seda, mida ma tahan, siis kui ma tahan, ma kirjutan, ma mõtlen oma plaane läbi, ma korrastan oma pead, ma vahin lihtsalt nagu telekast toredaid saateid mingisuguse kokkamise või reisimise kohta ja nagu see on minu aeg, kus ma laen iseennast. Ja väga paljud juhtub inimestel seda, et kui nad on paari suhtes, siis nad kaotavad ära selle aja iseendaga just sellepärast, et neile tundub, et selleks ei ole võimalust. Ja tegelikult nagu kui sul on paarisuhe ja sul on lapsed, siis selleks, et sa tahaksid olla selles paarisuhtes ja sa oleksid parim võimalik sina ja et sa oleksid oma lastele parim võimalik lapsevanem, siis nagu aeg iseendaga võib olla midagi sellist, mis tõstab kohutavalt palju paremaks sind. No ei saa öelda kohutavalt palju. Mis teeb sind nagu nii palju paremaks lihtsalt sellepärast, et sa ei pea ootama nagu 20 aastat, kuni su lapsed on suured ja siis sa saad jälle üksinda olemist nautida. Ja sa ei pea oma suhtest lahti laskma selleks, et saada jälle üksinda olemist nautida. Mis siis, kui see võib olla paari suhte sees ja mis siis, kui mõlemad teist võivad käia vahepeal ära ja võtta aega iseendale? Kas sa kujutad ette, kui palju paremad paari suhted me saaksime, kui inimesed julgeks ikka paari suhtes olles võtta see aega iseendale ja olla vahepeal täiesti üksinda? Nüüd asi, mida ma kalendrisse küll kirja ei pane, aga mida ma oma aasta jooksul jälgin ja iga nädal vaatan, et see juhtunud oleks, on minu aeg sõbrannadega. Ja sõbrannadega kohtumised on midagi sellist nagu, kui ma neid prioritiseerin, siis need alati annavad mu elule sellist nagu taju juurde, et nagu, et ma kuulen ennast paremini, sest et mina vähemalt olen üks nendest naistest, kes kuuleb ennast, kui ma räägin. Nüüd sõpradega on täpselt selline lugu meestel vist samamoodi, et nagu, kui nad tegelikult prioritiseerivad seda, et nad saavad oma sõpradega kokku, siis nad on nagu paremas olukorras kui siis, kui neil on kodus ainult naine, keda kuulata. Ja nagu ma ei pane seda kalendrisse aastaks ette kirja, aga see on midagi sellist, et kui iga nädal ma vaatan otsa oma ajale, siis ma üritan tajuda, et mis on see aeg, millal ma sellel nädalal oma kalli sõbrannaga kohvikusse jõuan või kelle teisele kallile sõbrannale külla jõuan minna ja nagu kui ma seda prioritiseerin, et ma kohtun oma sõbrannadega igal nädalal, siis lihtsalt see teeb mu elu nauditavamaks ja see teeb mind paremaks inimeseks. No võib arvata, et nüüd on aasta nii ära planeeritud, et vähe pole, aga tegelikult on meil ikka veel ideid, mida nagu sinna lisada saab. Ja järgmine idee on see, et mulle meeldib teha ka perepäevasid. Ja perepäev on midagi sellist nagu, kui ma olen need ära planeerinud kalendrisse, meil oli kombeks, et iga pühapäev on perepäev. Vahest me ei saa seda teha igal pühapäeval, siis me tõstame seda mõne teise päeva peale või vahest me jätame mõne nädalavahetuse vahele. Aga perepäev on midagi sellist nagu, kus ma tean, et me võtame hommikul lapsed kaasa ja me liigume välja ja me teeme midagi toredat. Ja selle Jordani ja Baba videos, milles mind praegusel hetkel planeerimisega uuesti tegelema motiveeris, oli välja toodud idee sellest, et sa võid perepäevadele ette kirjutada juba erinevad ideed kalendrisse ära. Ja sa võtad kalendri lahti näiteks ja sa vaatad, et vau, sellel pühapäeval on meil plaanis kelgutamine. Aga väljas pole lund. Okei, äkki me siis seekord ei kelguta. Sa võid alati ümber otsustada, aga sa võid ette nagu planeerides nagu aastaks välja mõelda erinevaid tegevusi ja panna need mingi aja tagant korduma. Lähme suusatama, lähme kelgutama, lähme välja matkama, lähme jalgrattasõidule, lähme ujuma, lähme koos bowlingut mängima, lähme koos mängutuppa, lähme AHA keskusesse, lähme avastame mõne uue mängutoa, lähme käime nagu kuskil mingisugusel nagu minitripil kuskile rabasse või Munamäe otsa ja nagu kui need on sinna ette ära kirjutatud, siis on nii palju suurem tõenäosus, et te päriselt saate hommikul uksest välja ja te valite midagi ägedat teha. Nüüd üks asi, mida annab veel aastaks ette planeerida, on igasugused sündmused, mis lisavad kultuursust ja selliseid toredaid kogemusi läbi selle, et näiteks kui sa tead, et te tahate näiteks minna teatrisse, kontsertitele, festivalidele või mingitele koolitustele, mis sind inspireerivad. Meie tegime selle septembrist alates hooajaga niimoodi, et me võtsime sellel aastal ette Vanemuise kalendri ja ostsime ära kõik laste etenduste piletid, mis vähegi olid võimalikud sellel hetkel, kui Vanemuine müüs septembri alguses soodushinnaga pileteid. Ja nagu see on nii mõnusasti lisanud vürtsi sellele, et ma võtan kalendri lahti ja ma vaatan, et väga äge, see nädal me lähme vaatama Lotte Unenäo maailmas ja sinna me läheme. Ja siis sellel hetkel taaskord, see on midagi sellist nagu, et kui ma selle ette olen planeerinud, mul on lihtsam, sellepärast et ma pean vähem nende asjade peale aasta jooksul mõtlema ja nagu kui ma märkan kuskil midagi, mis on tore või lahe,
siis ma valin selle juba ette ära, panen kalendrisse kirja ja ma tean, et toredad hetked ootavad mind ees, ilma et ma peaksin sellele igapäevase elu tempos suutma eraldi tähelepanu pöörata. Järgmine idee. Trenn ja igasugused sinu tervisega seotud asjad. Taaskord, mina ei planeeri trenni ette aastaks, aga küll on nagu see koht, et ma saan aru, et kui ma ei planeeri, et ma teen trenni või kui mu abikaasa ei planeeri, et ta teeb trenni või kui me ei planeeri ära, et meie laps käib mingis trennis, siis reaalsus on see, et nad ei käi seal trennis. Seega number 1 asi selleks, et trenni jõuda, on see, et ikkagi see trenn tuleb sinna ära planeerida ja mitte oodata seda homset hetke, et siis hakkan sellega tegelema. Sama asi on hambaarsti juures käigud või kõik muu sinu tervisega seotud tegevused, olgu see kepikõnd või nagu nädalas korra ujuma minemine hommikuti, nagu ükskõik mis selline asi on, mis sind toetab või olgu see jooga, kui sa selle ära planeerid ja nagu prioritiseerid, siis kogu ülejäänud pere teab seda, et see on sinu aeg, mida sina kasutad oma tervise jaoks ja sina toetad samamoodi sellel hetkel ülejäänud perekonda, et nemad saaksid oma asjad tehtud ja te kõik olete paremas seisus, kui aasta on möödas. Nüüd üks suur asi, mis on rääkimata, aga mis on seotud nende tähtpäevadega, mida me enne kirja panime ja vabade päevadega, on veel puhkused. Ehk siis nagu kui kuskil on nagu mingisugune nädalavahetus, kus on 3 päeva järjest või kuskil on nagu see, et sa tead, et mul on puhkus või sa tead, et lastel on nädalavahetus, mitte nädalavahetus, koolivaheaeg, siis sellel hetkel nagu sa saad planeerida ette ära teie puhkused ja puhkused on midagi sellist nagu, mida meie perel ei ole õnnestunud väga palju ette ära planeerida, me kipume otsustama viimasel minutil, aga samal ajal ma tean, et on võimalik osta pileteid väga pikalt ette ära ja sellel hetkel on sul võimalik maksta ka nende asjade eest niimoodi, et sa planeerid nagu aasta peale laiali selle maksmise ja nagu selle finantseerimise ja sa oled nagu kordades paremas kohas kui siis, kui sa üritad viimasel minutil lennuki peale hüpata. See on midagi sellist, mis annaks jällegi elule ja nagu aastale raamid, et nagu ma tean juba ette, et ma sellel aastal sihin seda ja seda puhkust ja siis vaatan, kuidas ma need juhtuma saan panna. Nüüd üks viimane idee veel, enne kui me tõmbame selle mini-webinariga otsad kokku, on see, et meie sõbrad ja meie perekond, selleks, et nendega samamoodi nagu suhtlemist hoida heal tasemel, ma olen tähele pannud, et juhul kui ma planeerin, et ma saan kokku oma tuttavatega ja ma paneme selle kalendrisse, siis need asjad juhtuvad ja juhul kui me võiks kokku saada, aga me ei võta seda otsust vastu, et millal me saame tulevikus kokku, siis ei juhtu mitte midagi. Seega nagu Jordan ja Baba käisid välja väga ägeda idee just sellest, et üks päev nädalas võtta see aeg, et on õhtusöök, kus te alati kas kutsute kellegi külla või lähete kellegile külla perekondlikult ja juhul, kui sa oled olukorras nagu, kus sul ei ole perekonda, siis nagu see, mida mina näen, on see, et sa saad väga palju nagu planeerida sinna sisse just selliseid asju, kus sa võtad oma erinevate perekonnaliikmetega just ühendust ja ka need, kellel tegelikult on perekond, on ju meil liikmeid nagu, keda me igapäevaselt ei näe, kes elavad teises linnas, võib-olla teises riigis ja kui me nagu nädalas korra võtaksime kätte telefoni ja FaceTime'i või Messengeri ja nagu kirjutaksime või helistaksime, et hei, kuidas sul läheb, siis me kindlasti oleksime nendega suhtlemises palju paremas kohas kui see, et nagu, et jaa, pool aastat on mööda läinud, aga ma ei olegi neile helistanud. Ja et peaks. Ja see on see, mis võtab selle peaksi sealt asjast välja, et oleks tore kokku saada. Oleks küll, jah. Planeeri see ära ja pane see juhtuma ja kui vaja, siis planeeri see ette 2-3 kuud ära ja suhtu sellesse nagu maailma kõige tõsisemasse asja, et te saate kokku ja nagu te saate jälle nagu tohutult palju toredaid kogemusi, mida aasta hiljem mäletada. Me oleme jõudnud lõpuni. Kuidas saab veel paremaks minna? Siin on hunnik ideid, kuidas planeerida ära oma aastat ette. Lisaks sellele on sul võimalik veel loomulikult planeerida oma finantse, on sul võimalik manifesteerida endale kõiki head ja paremat nagu mingid suuri unistusi ja asju panna seedima ja ehitada oma äri suuremaks või ehitada finantsvabadust edasi või ehitada oma tervist paremale tasemele või nagu tegeleda iseendaga või nagu õppida paremini kokkama, seega nagu kõiksugused uued oskused, mis sind inspireerivad, kõik on võimalik sinna sisse panna, aga nagu praegune mini-webinar keskendus just nimelt sellele, et sa saaksid hoo ülesse, et su aasta täituks toredate sündmustega, mis annavad sulle raamistikku, mille sees sul on juba lihtsam teha lõpuks valikuid. Kui see nädal on lähedal ja sa võtad kalendri ette ja vaatad, et vau, see on see, mis mind ootab ees järgmine kuu, see on see, mis mind ootab ees järgmine nädal ja siis sa tõstad need asjad alles ümber niimoodi, et vaatad, et kuidas ma seda päriselt ellu hakkan viima ja kas ma päriselt teen selle ära ja kas ma päriselt valin seda, aga samal ajal nagu sul on see raamistik olemas, mis vähendab sinu seda mõttevaeva igapäevaselt ja garanteerib seda, et sa naudid oma aastat rohkem ja saavutad enam. Samamoodi saad sa sinna sisse panna raamatu lugemise ja nagu igasuguse enesearenguga tegelemise ja
Kui sa oled olukorras, kus sul ei ole perekonda, siis praeguses videos sai väga palju asju öeldud perekondlikult, aga nagu defineeri need asjad lihtsalt ümber selleks nagu, mis sinu jaoks oluline on, kui sa oled tudeng ja sa õpid või sa oled praegusel hetkel olukorras, kus sul pole veel kaaslast või sul praegusel hetkel ei ole kaaslast või sul enam ei ole kaaslast, siis nagu defineeri neid asju ümber nii, et nad sind inspireeriksid, aga nagu sa saad teha nende samade põhimõtete järgi tegelikult endale mõnusa aasta ette ära ja aasta pärast, kui sa seda kokku hakkad võtma, ma olen täiesti kindel, et sa meenutad seda aastat ja mõtled, et vau, see oli täiega äge ja kuidas saab veel paremaks minna. Nüüd, sinuga kohtume uuesti juba järgmises videos Telegramile järgmisel kuul, aga seniks leiad mind Marlen Annabel TV-st. Meie lehekülg on leitav Facebookist Marlen Annabel TV nimel ja lisaks YouTube'ist samamoodi Marlen Annabel TV nimel. Kohtumiseni ja mõnusat uust aastat!